5.–8. septembrini toimusid Bulgaarias rannatennise Euroopa meistrivõistlused, kus 3 mänguliigi peale tuli parima tulemusega tagasi meie segapaar Eneli Latik ja Ott Ahonen, kes jõudsid esmakordselt veerandfinaali. Veerandfinaalis mängisid siis Eneli Latik ja Ott Ahonen ja olid Nikita Burmakin, absoluutne number 1 ja suur superstaar meestes rannatennises ja tema partner Irina Klimakova. Et võib öelda, et rannatennises on ka oma superstaarid? On. Tõesti nad seda on, ütleme, itaallased tervikuna, aga meestes on tõesti see olukord harukordne, et on tõusnud venelane selliseks tõeliseks number 1. Ilona Poljakova ja Renate Hinno, kes meile Haven Kakumäe väljakutel seda põnevat spordiala tutvustasid, piirdusid ise seekord paraku avaringiga, aga said kindlasti ühe väärt kogemuse võrra rikkamaks. Millest puudu Renate jäi? Et peamegi siis kõiki elemente lihvima ja rohkem nagu koos mängima ka, et võistlustel eriti just, et trenni teeme koos, aga meil rohkem võistluskogemust ongi vaja. Rannatennis on tavatennise kõrval võrdlemisi noor spordiala. Alguse sai see 70. aastatel Itaaliast, kuid suuremad tuurid võeti üles selle aastatuhande alguses Rio de Janeiro randades. Brasiilias on ala harrastajaid juba üle 50 000, Eestis 200 ringis. EM-il oli esindatud 19 riiki, ametlikel andmetel tegeletakse rannatennisega 53 riigis. Mina tean, et mind esimest korda kutsuti mängima 10 aastat tagasi. Siis ma niimoodi laiutasin käsi, mis toimuvat ei huvitanud, ei teadnud sellest midagi. Aga ma tean, et ta Viljandis sündis eelkõige Eesti rannatennis, et hakati seal esimesena mängima. Ja see oli kuskil 7-8 aastat tagasi. Sa oled endine Eesti Tenniseliidu peasekretär ja sinu tennise taustast on rohkem teada, aga Renate, kuidas sina rannatennise juurde jõudsid? Täitsa ka juhuslikult, et umbes 4 aastat tagasi siis kutsus peretuttav mingile tutvustavale rannatennise sellisele seltskonna mängule ja siis läksin kohale ja mängisimegi siis mingi nii-öelda igamehe paar ja siis hakkas nii väga meeldima, et üritasingi siis kohe ruttu leida mingi treeningpartnerid endale ja siis sealt see hakkas minema. Olid varem tennist mänginud? Tennist ja ikka kõvasti. Kas eelnev tennise kogemus on hädavajalik? Tähendab, et ta on meeletu eelis, kui keegi tahab tippu jõuda. Ikkagi kõik, ma nii täpselt ka neid mängijaid ei tea, aga ütleme, suurem enamus, valdav enamus on olnud ka päris heal tasemel, kas oma maal juunioride koondised, väga heal tasemel tennisistid, et see on ikka väga suur eelis, jah. Millega ümber tuleb harjuda? Ümber tuleb harjuda sellega, et võrk on kõrge, 1,70 m. Et kui mina alustasin, mulle ka tundus, et ma olen päris osav, ilusti siin randmest mängin alt vollet, aga et kõik opereerimine käib rohkem ülevalt. Ja muidugi ka, et see, et on üks serv, annab veel hoopis teise pinge serviale ja veel on erinev see, et võid igale poole servida. Omamoodi lahedam. Kuidas punkte loetakse, kui pikk üks mäng on? On nii nagu tennises täpselt, et täpselt samad setid, geimid. Ainuke vahe on see, et tõesti, et igas geimis 40-40 pealt, tasamängu pealt on otsustav punkt. Eestis professionaalseid rannatennise mängijaid ei ole, kuid maailmas mõned tipud, kes auhinnarahadest ja sponsorlepingutest ära elavad, ikkagi on. Jaa, ütleme, kõige suuremad turniirid on 50 000, auhinnafondiga $50,000, 35 000 ja kui nii-öelda, ega siis sa nendest ära ela, kui oled ka päris maailma tipp, aga eks itaallased, ka venelased, eks neil on ka sponsorid ja reklaamlepingud, aga on olemas juba profituur 10 aastat ITF-i poolt ja aina meeletult ikka tuleb neid mängijaid juurde, et Renate teeb väga hästi, et mängis 4 aastat tagasi Lätis, oli ikka suht lihtne jõuda poolfinaali. Nüüd on see päris suur saavutus, et Läti tase on juba ka nii palju tõusnud, mängijaid on rohkem, et kogu aeg ikka muutub aina populaarsemaks. Eesti parim rannatennisist on meeste ITF-i edetabelis 150. kohta hoidev Reigo Tonsberg. Naistest hoiavad Kätlin Latik ja Eneli Bormeister 165. ja 166. kohta. Ilona Poljakova leiame 253. realt, Renate on 391. Kuid kavatseb lähiaastatel oma positsiooni tublisti parandada. Tennisistide käest alati küsitakse, mis su eesmärk sellel karjääriredeli siis on. Rannatennises oled sa mingi eesmärgi seadnud, kuhu sa tahaksid kas või sellel ITF-i turniiril jõuda? Jaa, kindlasti, et maailma esisajasse kindlasti ja nüüd ma hakkangi aina rohkem trenni tegema ja kindlasti loodan jõuda ikka kuskile sellega.
Mis sind paelub selle ala juures kõige rohkem? Meeldibki selline atmosfäär kõige rohkem. Et siuke tore ala kindlasti ja saab inimestega suhelda ja rand ja liiv ja kellele see ei meeldiks. Rannatennis harrastaja tasemel pole üldse mingi raketiteadus. Seda sain ma kogeda omal nahal. Kui korra juba reketit käes oled hoidnud, siis võid julgelt ka liival mõned päris ilusad punktid välja mängida. Sündid rannatennissist, kuule! Super! Oi! Hästi!